Pikk protsess. See on pikk protsess. Tere hommikust. Tere hommikust, Heike, kuidas magasid? Ja, magasin hästi. Tere hommikust, Kai. Ja kui sa oled meid tulnud vaatama, siis ütle meile tere ja ütle, kust kohast sa meid vaatad. Ja mis veel? Tere hommikust, Karmen. Tere, mina olen Karmen, mina olen Tallinnast. Mis? Haldja tänavalt. Täna kuulen ikka. Kus meie üldse täna oleme? Mere ääres. Just mere ääres, Pärnu lähedal. No teil on seal väga ilus, teil on seal ikka mega ilus. Kuigi öösel väga kõvasti sadas vihma. Ja täna natukene enne me ootame veel kuulajaid, siis me tutvustame oma külalist ka, et natuke ootame kuulajad. Sina jälgid siit, kas on tulemas keegi? Kas keegi ikka tuleb üldse? Ja 30 inimest vaatab juba praegu. Kui sa oled seda vaatama tulnud ja arvad, et keegi sinu sõpradest võiks ka saada sellest laivist inspiratsiooni või kasu, siis pane see kohe jagama, vajuta alt jaga nuppu ja see läheb sinu seinale. Siis kommenteeri meile, kus sa vaatad. Kas mina saan ka jagada või? Jaa, ikka saad. Sa peaks saama küll, jah, et sa vajutadki share ja siis ta läheb sealt otse oma seinale, ma jagan ka. Paneme siis kõik täna hommikul jagama. Ma panen ka siis. Ma ei oska. Kas ma saan seda telefonist jagada või? Peaks küll, sa pead kõigepealt minema sellesse gruppi, on ju pühapäeva hommikukoht Kai ja Heikega, siis sa näed sealt selle video ja sealt vajutad share'i oma seinale. Aha, juba nägin. Nii, nüüd said kõik õpetuse, kes veel ei ole osanud seda teha. Nii, aga kas sina tutvustad Karmenit siis ja räägime täna hirmudest. Võid siia alla kommenteerida ka, kui sa oled julge, mida sina näiteks kardad, millised hirmud sul on või milliste hirmudega sul on tulnud seista silmitsi mingil hetkel elus. Et jaga meiega ja muidugi, kui sul on küsimusi, siis kindlasti postita need küsimused ja lõpus me siis vastame nendele küsimustele ka. Panen sulle vaiba jala alla, siis põranda muidu küll. Kõik sa oled armas. Ja täna me kutsusime külaliseks Karmeni ja mul on nii hea meel, et sa olid nõus tulema. Et ma olen Karmeniga tegelikult ka ühe korra rääkinud ja siis Karmen käis meie manifesteerimise seminaril rääkimas. Nii äge seminar oli. Ütle uuesti. Väga äge seminar oli. Ja aitäh sulle. Ja mina, Karmenit, kass on seal. Ära tee välja. Ei tee, aga mu telefoni tohi maha kukkuda. Ei kukku. Et meil on mingi hull möll käib siin. Ja tegelikult Karmenit ma kuulsin esimest korda aasta tagasi, 5. jaanuar vali mind sellel festival, äkki siis ta oli ka vaba laval ja mulle väga-väga meeldis, mis sa rääkisid ja kuidas sa rääkisid ja see väga palju muutis mind, sest ma sain aru, et ma üldse ei vali ennast. Ja siis ma mõtlesin, et Karmeniga võiks midagi kunagi veel teha ja läks natuke aega ja nüüd siin me jälle oleme mitmes kord juba ja muidugi midagi hästi vägevat on veel veebruari alguses tulemas ja sellest me kindlasti tahame ka Karmenet sa räägida, aga räägime lõpupoole, et kõike vägevat ei saa kohe alguses on ju rääkida. Et selline on minu sissejuhatus, lihtsalt minu kokkupuude Karmeniga, aga tutvustan natuke võib-olla iseennast, aga tead ennem veel, me tahame teada, kuidas sina oma hommiku kohvi jood, ennem kui sa ennast tutvustad. Mul on mingi selline režiim, et ma ma ei tea, kas ma ütlesin tšau kõigile ja tere kõigile, on ju, et võtke oma kohvitassid ja täitke need hea mõnusa kohviga. Ja nüüd kõik jooksevad ruttu kohvitassi järgi. Et minu pühapäeva hommik ongi täiesti selline lebotamine, sest minu ülejäänud hommikud on väga planeeritud. Ma ülejäänud hommikutel püüan olla hästi nagu iseendale hommikuti, et nii kui ma lapsed, vähemalt üks lastest käib praegu koolis, et nii kui ma lapse nagu kooli bussi peale saadan, siis ma sealt edasi kohe lähen oma tegemiste juurde. Et kes käib nagu hommikuti, eks ole, ennast karastamas, sina vist käid Kai kuskil nagu viskad ennast kohe hopsti kuskile külma vette, on ju. Aga mul seda ei ole, mul ei ole siin ühtegi kohta, kuhu nagu hopsti-supsti sisse minna ja ma ei viitsi autoga kuskile sõita. See on minu jaoks juba too much. Siis mul läheb nagu ära. Siis tekib minu jaoks see koht, kus ma pean.
ja tead, väga lahe oli nagu üks hommikul nagu see asi, et kuna ma mediteerin hommikuti, see on nagu see, et ma isegi võib-olla varsti mõtlen selle sõnastuse ümber, sellepärast et vaata meditatsioon tähendab paljude inimeste jaoks midagi sellist nagu istud ja sa pead justkui nagu teadma, kuidas mediteerida, aga minu meelest sellel võiks juba olla mingisugune teine nimetus, mis nagu see on nagu see, et ma ei mediteeri, ma lähen iseendaga kohtuma, see on kuidagi nagu võib-olla lihtsam ja ma hommikuti käin hommikuti teraapias, et iseendaga teraapias. et ma saaksin selle, sest et kõik see, mis öösel, mida sa ei suuda läbi unenägude lahti lasta, läbi selle alateaduse lahti lasta, sellega ma pean hommikul tegema, ma tahan kohe kõik lahti lasta ja ma tahan tegeleda hommikul kohe nende asjadega ära ja siis ma lähen enda sisse ja ühel hommikul, kui ma läksin enda sisse endaga kohtuma, siis ma nagu justkui mõtlesin, et võt mul oli see seljanäri põletik siin nüüd paar päeva tagasi täitsa maha viskas. Seepärast ma pingutasin üle ja siis küsin endalt, et kas ma peaksin nagu praegu nagu püsti tõusma ja hakkama minema ja siis see sisemine hääl, mis on see dialoog sinu sees, ütles Karmen, kohe sellest hetkest, kui sa pead midagi, siis lõpeta see ära, sest sa ei tee seda. Et mul on nagu see sõna, see peab on minu jaoks, see muster on nagu niivõrd vastuoluline, et isegi meditatsioon, see peab tulema minu sees, see peab tulema see tahtmine, läbi tahtmise. Et käime nüüd nagu seal kell 5 hommikul, lähme kohe opsti külma vette, karastame, tead, sa pead ka seda tegema, sellest hetkest kõik lõppes. Ei ole. Kas on see mõtlemise küsimus, kas pead või mina mõtlen, et yes, mul on võimalus, et see on, mis samas ma saan aru. Nii, kuidas sul see kohvi siis on? Sa jood ikka kohvi või? Jaa, kohvi ma joon, ma ei saa üldse ilma selleta, ma ei saa ja ma ei taha ka. Ei peagi. Kuidas sa jood oma kohvi? Piimaga, suhkruga? Ma piima ei tarbi. Mul on nagu selline Baristo kookosepiim. Minul on ka näiteks mandlipiim, et ei ole. Ja kui me ju alguses küsisime ka tervituspostituses siin grupis, et kuidas keegi joob, siis tuli hästi huvitavaid variante, kes joob kaneeliga ja mis seal kõik oli meega ja nii hea. Ja, et siis me alati küsime ka külalise käest, kuidas ta joob, et saada veel võib-olla uusi mõtteid, et mis on veel võimalik. Nii, aga kui sa nüüd seal endaga ära kohtud hommikul, mis on see, mis sa teed? Mis on, ma ei tea. Ma planeerin päeva ja planeerimiseta ma lähen laiali, sest liiga palju on teha ja sellel 6.–7. veebruaril ma räägin nagu enda planeerimisest ka. Ma olen avastanud ühe väga ägeda tehnika, kuidas planeerida niimoodi, et sa ei planeeri lineaarselt, vaid sa planeerid nii-öelda in circle ja see on nagu väga äge strateegia. Et ma teen seda selleks, et mitte, sest kui me lineaarselt planeerime, siis kuna me ei näe ikkagi seda otsa seal, me ei näe niipidi, me ei näe, kuhu kohta me tegelikult läheme, see on liiga kaugel, siis sa pead selle tõmbama endale lähemale. Ja see on nagu väga äge ja ma teen seda ühesõnaga, ma teen seda, et päev algab planeerimisega ja siis ma küsin kohe endalt, et mida ma olen võimeline tegema ja mida ma võin skippida. Aga ma pean midagi ära tegema. Väga huvitav, sellest tahaks kuulda lähemalt. Aga sa oled ütelnud, et sa ei ole mingi life coach, et sa oled transformational coach? Tead, sa võib mulle anda neid nimesid nii palju, kui sa tahad. Aga mis sa ise enda kohta ütled? Asi ongi sellest, et vaata eile või üleeile oli nagu see, et ma kuulasin seda Tony Robbins teeb praegu täpselt samasugust eventi, mida meie hakkame tegema 6.–7. Ja ma sain temalt nagu selles suhtes väga hea vastuse, et me oleme loonud endale kuvandi, me paneme endale tiitli ja siis me hakkame vastavalt sellele tiitlile, me hakkame käituma. What's your brand? Ja vastavalt sellele brändile sa hakkad nagu käituma, sa hakkad looma nii edasi. Ja ühel hetkel, kui sa ütled endale, et ma olen life coach, siis täpselt see on sinu tase. See on täpselt see, milleni sa nagu annad edasi. Kui sa peaksid andma sealt edasi mingisugust sellist nõu, mis ületab justkui selle leveli, siis sa mõtled, oota, kas see on nagu minu ampluaa? Et kas see on nagu see, mida mina võiksin nagu teha? Ja siis ma mõtlen, et kui ma olen transformational coach,
siis tegelikult võib ka öelda eesti keeles muutuste katalüst, jah? Aga kuidas iga inimene seda vastu võtab, see on tema filter. Et missuguse, küsimus ei ole selles, mis tiitli mina endale annan. Küsimus on selles, mis sina selles tiitlis näed. Ja seetõttu ma tahaks panna lihtsalt Karmen Britson no titles. ja, okei. Aga mis sa siis teed? Kuidas sa aitad inimesi? Selgusele jõuda. Ma aitan neil luua selgust. Nii lihtne see ongi. Jah, see on see kõige tähtsam, et meil oleks selgus. Jah. Aga seda me ju otsimegi tegelikult. Seda me otsime. Hakkame siis rääkima nendest hirmudest, et me siin tavaliselt siin pühapäeva hommikukohvi on meil siis selle nimi, et me räägime oma lugusid ja võib-olla ka natukene, kuidas millestki oleme välja tulnud ja siis me kindlasti tahame kuulda sinu lugu, sest ma mäletan, kui ma sulle ütlesin, et kuule, tule siia rääkima, et oi, mul on nii palju hirme olnud ja kõik on, et siis kindlasti me tahame kuulda. Aga ma küsin korra vahepeal Heike käest ka, et mis on sinul olnud, kas olnud või praegu on? Hirmud. Ma mõtlesin tükk aega, et neid on palju olnud, täpselt samamoodi nagu Karmen ütles, et neid hirme ikka tuleb elu jooksul ette. Aga mis mul hästi teravalt meelde tuli, oli 3 aastat tagasi, kui ma tegin esimest korda oma laivi, siis see oli nagu, ma mäletan, kuidas ma istusin selle kaamera ees seal, vajutan nuppu, ei vajuta nuppu, vajutan nuppu, ei vajuta nuppu ja tead, süda kuperdis siin kohas, et nagu ei julge vajutada, siis mõtlesin, mida ma kardan ja no, sellised mõtted ketrasid peas ja no lihtsalt ei julge, siuke hirm on, nagu, aga samas mõtled, et nagu, mida siin karta on. Said mingi vastuse ka või, mida sa kartsid? Ikka jah, et sel hetkel oli mul hästi suur hirm ikka selle ees, mida teised arvavad. Eks ju? Kas mul tuleb kõik meelde, mida ma öelda tahan, mida teised arvavad, äkki kellelegi ei meeldi see, mida ma teen. Ja nii edasi. Ei meeldi kellelegi, see on see mõnus. See on ju täiega. Aga ma mõtestasin enda jaoks selle lahti niimoodi, et ma ei saagi kõigile meeldida, kellele meeldib, las vaatab, kellele ei meeldi, ärgu vaadaku. Ja ega see hirm nende laivide tegemise eest ei läinud üle pärast seda, kui ma selle lahti mõtestasin, see ikka kuskil kuklas, ikka see oli mingi aasta, poolteist kuskil, iga kord, kui ma laivi tulin, ennem seda ikka tekkis see nagu see hirm ja selline nagu plompsi, et nagu Aga mina sain sellest üle tänu sellele, et ma lihtsalt jätkasin selle tegemist, seisin selle hirmuga siis nii-öelda silmitsi ja nüüd ütleme nii, et enam ei ole nii hirmus. Oled siin laivis praegu, meil on mingi üle 100 inimese, meid 121 inimest vaatamas, nii et Heike, sa oled hirmu ületanud sellele, vaatad otsa, siis saab sellest läbi minna. Ja, aga jaga sina ka ei midagi. Ma mõtlesin tükk aega, mis ma jagan, aga mul ikka tuleb see kõrguse kartus, loomulikult neid psühholoogilisi on ka palju olnud samamoodi, et mis teised arvavad ja äkki ikka see otsus on valel ajal ja nii edasi, aga mul on olnud aastaid hästi suur kõrguse kartus. Ma ronin igale tornide otsa, ükskõik, kas me käime lastega kuskil reisil, kus on majakad või mingid vaatetornid, ma ikka ronin, sest mulle vaade meeldib ja reisin ja lendan ja aga isegi kui on külm päev, siis ma alati võtad midagi jälle maha, sest et nii palav hakkab. Aga ma otsustasin, tegelikult ma tahtsin juba üle-eelmine aasta teha seda langevarjuhüpet ja tandemhüpet, aga siis ei saanud kuidagi. Ju see oli ikka sisemine hirm, aga ma tegin see aasta ära ja ma tegin nii, et ma tegin lausa 2 korda. Ja muidugi ma sain pärast aru, miks ma pidin tegema, sest tegelikult see psühholoogilise hirmu ületamine, mis sina selgitasid, on tegelikult väga palju seotud ka sellega, kui me midagi füüsilist teeme, kas lähme sinna külmavette või teeme nüüd selle hüppe või võtame ämbliku, pihku, sellega me hakkame veel tegelema. Et need on tegelikult väga omavahel seotud ja näiteks esimese hüppe ajal ma olen paljudele ka rääkinud, samas paljud ei tea, Karmen ei tea, vaatame, mis kommenteerid, aga kui ma esimesel hüppel olin ja tehti lennuki uks lahti, siis ma ütlesin oma selle, kelle küljes ma kinni olin, ma ei saa seda teha. Ta ütles okei, siis ta ütles lähme, ma ütlesin okei ja siis mul oli blackout see, kuidas me nagu ei istunud ukse juures, et me istusime eemal ja see, kuidas ma ukse juurde sain, seda ma ei mäleta. Ja ma tean, et me algul rääkisime ka selle instruktoriga, ta ütleski, et mingi hetkel on inimesel blackout seal üleval, sest see on lihtsalt sulle nii mõistuse vastane. See on lihtsalt nii mõistuse vastane, et kuidas sellist asja saab olla, et sa oled lennukis ja sa pead minema ukse juurde ja sa astud välja lennuki uksest. Ja ma mäletan seda hetke, et me istusime seal ja läksime, nüüd läksime, mõtlesin, aga ma ei kukugi ju, ma lihtsalt olen siin õhus, sest vaata millegiga ei olnud võrrelda, et sa kuskilt alla nagu kukud. Ja ma tegelikult olin väga krampis seal üleval,
aga see oli minul tõeliselt sõna otseses mõttes hirmule niimoodi vastu astumine, et sealt videost on ka näha mul oli juba lennukisse astumine oli täiesti eneseületus, mõtlesin, ma kisun juuksed peast välja. Et on ju, aga see on asi, mida ma tahtsin teha, sest ma tundsin, see mind kammitseb. Ma tahtsin teada, mismoodi on selle hirmule vastu astuda. Et ma arvan, et hirmule minu jaoks on oluline vastu astuda siis, kui ma tunnen, et see segab nagu mu elu. Et ma nagu tahan nii väga teha, aga oletame, sa oled kuskil maakodus, sul on palju ämblikke seal, lõpuks võiks nagu saada aru, et tegelikult nad ei tee sulle midagi või mis iganes põhjusel sa kardad. Et siis on nagu minu arvates oluline selle hirmuga tegutseda. Karmen, sinu kõige mingi ekstreemsem hirm. Sa räägid mingisugustest langevarjuhüpetest, nimelt taevasappi. Ma räägin sulle, kuidas ma käisin 2 nädalat tagasi Pärnu veekeskuses ja pidin sealt sellest torust alla laskma. See on mul iga kord on challenge esimene kord. Täpselt. Ma räägin sulle ühte lugu, kuidas ma olin Tenerifel ja seal on ka need suured torud, eks ole, ja need minu jaoks kõige suurem väljakutse on need mustad torud. Nii. Ja kuna mul on see seljavärk ka, eks ole, siis see on minu hirm. Kuna on läbi kogetud trauma, siis see on minu hirm, et kuidas ma saan oma selga hoida sõna otseses mõttes. Ja siis ma olin nagu Tenerifel ja siis siin pannakse nagu sellise mis need on need pehmed, need ümarad. Tuubid nagu või? Tuubid, jah. Nii. Ja siis ma istusin sinna tuubi. Nii. Ja siis see onu oli seal nagu valves on ju. Istun seal tuubis, paneb sinna tuubi, juba hakkan minema, juba nagu, ja siis mul tuli täielik mul tuli see paanikahoog. Ma ütlesin, tõmmake tagasi. Ja siis onu seal seisab, järjekord on taga, kõik vaatavad nii, mis seal toimub. Ja ma ütlesin, tõmmake mind siit palun välja, ma ei lähe sinna sisse. Ja siis see onu ja siis need inimesed tuli tappi, et seda tädi seal selle tuubiga lihtsalt üles tõmmata tagasi, sest ma olin juba laskumas. Aga mul tegi selline kramp. Ja siis seal Pärnus mul tuli meelde see paanikahoog ja mul tegi täpselt samad sümptomid tulid ülesse. Ja siis ma nagu tegin stopp. See ei ole reaalsus, see on mu mõte, kõik. Ma ületan selle, kuradi, ma lähen siit alla praegu ja lõpeta ära, Karmen, palun lõpeta ära. Kas oled sina või sinu mõte? Ja siis väike Robert, minu 9-aastane, seisab kõrval ja filmib seda, kuidas oma ema tegeleb hirmudega, et lasta torust alla. Aga see on nii õige, et see lööbki üles see mineviku mingi asja. Ja siis saagi aru, tegelikult sa siin ei kardagi. Ja ütle, kuidas sa räägid tuubiga laskmisest Pärnus või? Ei, Tenerifel ma olin tuubiga. Jah, aga seal Pärnus oli see tavaline toru. Jaa, tavaline. Ja kuidas oli, kui sa ära tegid? Oi jumal, mul ikka tegelikult võttis selle hingamise ikka, kui ma seal sees olin. Aga kuna mul on seal üks väike link ka, mul on seal üks väike nagu story ka, et ma võtsin vastu väljakutse sellel aastal, isikliku väljakutse, et ma hakkan ületama kõiki neid takistusi, mis minu ette tulevad, sellepärast, et need takistused on minu väljakutsed, et astuda uuele levelile. Ja siis, kui ma sinna Pärnusse läksin ja ma nägin neid torusid, ma ei ole kunagi sealt torudest lasknud, see ongi see probleem, ma ei ole sealt kunagi lasknud. Minu elus ei ole olnud torusid, kus ma nagu käin nädala vahetuseti oma lastega laskmas. Minu lapsed lasevad, mina ei lase. Ja seetõttu oligi see, et ma seisin niimoodi, ei. Ja siis ma mõtlesin, aga äkki see on see esimene kõige väiksem aste, kus mul tuleb praegu läbi minna. Ja kui ma olin seal mustas torus, siis seal oli väga pime. Siis ma ütlesin, sa saad sellega hakkama. No täitsa naera kõrval, eks ole. No mis mõttes? Ma saan sellega hakkama. Ja siis, kui ma lõpuks sinna lõppu jõudsin, siis ma ütlesin, jess, ma sain hakkama! Ja jäid ellu vaata. Ja see oli nii väike samm, nii väike, aga oluline minu jaoks samm. Sest ülejärgmisel päeval seal Tony Robbinsi väljakutsel ma väga kartsin sinna laivi minna inglise keeles. Ma väga kartsin. Mul oli see väga suur takistus, sest alati mul on see eelarvamus, et ma ei oska inglise keelt. Et ma ei oska seda, mida ma tahan väljendada, piisavalt hästi, perfektselt väljendada inglise keeles.
ja siis mul oli ja siis ma tuletasin endale sellel hetkel, kui ma sinna laivi läksin, ma tuletasin endale meelde selle tunde, kui ma seal torus olin. Ma saan sellega hakkama, siit tuleb lihtsalt läbi minna. Põmm, live nupp ja läheb. Ja siis ma muidugi putetasin seal, tuli koer tuppa, jah, tead. Aga kõik asjad, jah. Aga see ongi vaata see, ja see ongi see, füüsiliselt on kuidagi natuke lihtsam, noh, minul on seal samas tervisekeskuses see alla hüppamine on mitte kõige kõrgemalt, selle 1,70 m peal. Oh my god. Lapsed lähevad, on ju, Kai, mine. Ma käisin 10 korda edasi-tagasi 2 aastat tagasi ja siis lõpuks mõtled, kuule, lapsed ju lähevad. Ma oskan ujuda, tee ära, no suur kiljatus, sest panin mitu korda järjest. See on täpselt see, et tee see ära ja kui sa füüsiliselt vaata teed, siis pärast see, et sa läksid laivi, mõnestes oli ju rohkem psühholoogiline. No, tegelikult kõik on psühholoogiline ka, et on omavahel nii seotud. Ja. Aga just, et see füüsilise koha peal, vaata, meil tekib natuke hirm, et äkki midagi juhtub, on ju. Kui me läheme laivi, siis me saame aru, ma olen siin kodus, minuga ei saa juhtuda, aga just sellised torust minekud, mina sealt, vaata, sa ütlesid ka, et selge ja see on nagu päris selline, et me kardame, et äkki midagi juhtubki, noh. Ja tegelikult ma tahaks veel ka sinna jõuda täna jutuga, et hirm on tegelikult okei. Meil on ju seda ka mingitel meil on seda ka vaja tunda, on ju. Mis sa sellest arvad? Et ei pea kõike hirmudest üle saama, see on tegelikult ju meil mingi kaitse mingitel kohtade peal. Mina ütlen, et hirm on eelarvamus. See on eelarvamus, millega sa sisened sellesse olukorda. Sa lood ise eelarvamuse ja elad seda ja sa pead sellest eelarvamusest lahti laskma. Täpselt samamoodi nagu on inimeste puhul, et sa vaatad inimest, sa oled loonud eelarvamuse, aga nüüd, kui sa hakkad selle inimesega suhtlema, siis üsna tõenäoline on, et sa lõhud selle eelarvamuse. Sest see, mis sina oma peas lood, see on lugu ja nüüd, kui sa hakkad selle inimesega rääkima, siis see lugu muutub. Täpselt samamoodi on hirmudega, see on eelarvamus, mille sa oled loonud, sa usud seda lugu ja siis sa lähed, ja see lugu muutub ja sa lased selle eelarvamuse lahti. Ja selle hirmu all on alati mingi suurem asi, eks ole, me teame seda kõike, aga kas me sellel hetkel, meil ei ole aega, et minna sinna alla. Seisan seal musta toru juures ja küsin, nii, mis see hirm mulle tegelikult? Nii, kuidas ma peaksin praegu? Ja ma ei hakka ju, eks ole, see hirm on niivõrd suure energia, niivõrd tugev, see võtab kogu minu keha, eks ole, ja seal tuleb ainult tegutseda ja hopp sisse minna, sellest läbi minna. Ja, aga vaata, hirm on järelikult ja see eelarvamus on samamoodi uskumine. Sa usud millessegi, aga lihtsalt sa usud sellesse, mis nagu sind ei toida või võtab kõik on ju võimust. Küsid hoopis, mis siis, kui kõik läheb hästi. Või et mis siis, kui ei lähe nii halvasti, kui läks tookord. Ma veel korraks inimesed, kes on tulnud vaatama, võite kommenteerida, mida teie kardate. Pange meile südameid ja laike palju tahme näha. Siit näeb, kuidas kõik südamed ja laikid nagu jookseks. Ja jagage meiega, mida teie kardate. Kas need on siis füüsilised või psühholoogilised hirmud? Ei ole vahet, et mõlemaid on meil arvan. Ma arvan, mõlemaid hirme on meil kõigil. Ja kas mõni veel kardab torusid? Ja siin on üks, Kerri kirjutab, et iga kord temal on ka challenge, kui ta sinna läheb ja minul ka tegelikult Karmen. Ma iga kord, sest ma ei käi ka seal nii tihti, kord aastas, võib-olla 2 korda aastas. Siis ma iga kord ka mõtlen, et ma lähen seda, lõpeta ära, lihtsalt mine. Jah, täpselt. Nagu mis asja on ju, stopp. See on tegelikult sama, et kui ma käin külmas vees, siis ma ei mõtle enam sellel hetkel. Et ma lähen sinna, ma otsustasin, et ma lähen, kui ma seal hakkan kaaluma, kas peaks või peaks, siis Ma võib-olla küsin siin ühe küsimuse, Eda on küsinud, et kuidas teha vahet enda päris hirmudel ja teiste hirmudel, mida võin kogeda? Kõik hirmud on sinu omad, ära selle peale üldse. Vaata, me oleme liiga palju seda juttu ajanud, et mõtle, et kas see on sinu hirm või kellegi teise hirm. Kõik on ikkagi sinu omad. Et kui sa juba võtad vastu kellegi teise hirmu, siis see on juba sinu oma. Ta ei haakuks sinu külge teise inimese hirm, kui seal ei oleks seda kohta, kuhu haakuda. Me ei võta teise inimese tundeid, kui meil ei oleks seda kohta, ehk siis see on ikkagi sinu oma. See on sinu oma. Ja, väga hea. Ta võib-olla ongi meil süstitud kuskilt umbes lapsepõlvest. Vanema kogu ütles, ole ettevaatlik, sa lõib ära uppuda ja siis hakkadki kartma, aga sina ju võtsid omaks, et sa ei saagi minna öelda vanaema lahenda hirm ära, siis on mul hea või tuleb võtta vastutus ise. Vähesed kommenteerivad ja kommenteerige veel meile, mis on su hirm?
tahaks näha kommentaare rohkem. Ma tean, ma mäletan, see Anu vaata kirjutas seal, et tal on hirm selle ees, et sõitma minna. Eilses kommentaaris vist oli. Ja. Anu, ma tean väga hästi. Kusjuures ma mõtlesin selle peale, Anu, et see on see hirm võib olla nüüd kas siis nagu minevikus seotud traumaga, on ju, et sul on minevikus kunagi toimunud see. Ma ei lugenud sealt välja, kas Anul oli see toimunud minevikus juba. Ta ei kirjuta seda siin. Et Anu seda võiks täpsustada, on ju, et kui sa kardad minna, loe kuule uuesti ette, mis seal oli. Mina või? Jah. Nii arvad, et oled üle saanud on ja siis see hirm jälle vupsab kohal, et tal on talve lumiste teedega ja libeda sõiduga nii. Kui paljudesse kohtadesse ta on jäänud minemata, et vaatab õue, siis mõtleb, et ei lähe ja tahaks sellest vabaneda. Kas on mõni tööriist pakkuda pidev töö iseendaga käib? Nii, ja vot see ongi nagu see koht, kas sa lood lugu või see on tõde. Kas sa lood, et kui sa vaatad välja, ma mäletan, ma toon lihtsalt siia ühe selle näite. Ma sõitsin, mul on üks kogemus, väga õudne kogemus selles suhtes, et me sõitsime, ma ei mäleta, mis aasta see oli, me sõitsime oma mehega, tõenäoliselt me vist töötasime sellel ajal veel Londonis, et me sõitsime oma mehega Londonisse Eestist ja mu sõbranna klassiõde juhtus olema koos meiega. Ja siis tookord oli Ryanairis minu meelest oli see, et sa said valida kohti. Ja minu sõbranna istus minu kõrvale ja minu mees istus siis meie taha. Ja sõitsime ja tollel päeval oli meeletu torm, oli tuuline. Ja siis, kui hakkas lennuk maanduma, siis lennuk kaldus ühele poole. Ja mul tekkis nagu meeletu paanika, aga siis, kui mul tekib, tänaseks päevaks ma olen sellest nagu läbi tulnud ja selle enda jaoks selgeks teinud, mis see tegelikult on. Aga nendel aegadel mul tekkis, kui mul paanika hoog tekkis, siis mul tekkis niimoodi, et ma võisin sekundiga täiesti üle kere krampi minna. Mul nagu käed enam ei töötanud, mul lõualuu läks nagu täiesti krampi, ma olin üleni paanikas. Ja siis, kui me olime seal niimoodi turbulentsis ja lennuk, saad aru, tõsiselt tekkis selline ja ma nii kohutavalt kartsin, et ma mäletan seda, et ma ei kartnud nagu surma saada, aga ma kartsin seda, et mis siis saab. Ehk siis see teadmatus, mis siis saab, sest sa ju tegelikult ei tea, mis saab, aga see teadmatus ja see võtab sul nagu õhu ära, tekib nagu õhupuudus tekib. Sest sa ei tea, mis saab, sa nagu sisened kuskile nagu tühja kohta, sa ei tea, mis saab ja see võtab nagu täiesti üle. Ja siis mu mees, kuna tema on nagu justkui nagu mul turvamees, valvur, ta on alati minu eest väljas, siis ta tõusis püsti seal selle turbulentsi ajal, sest ta nägi, et minuga toimub selline asi, et ma vajan abi, sest sellel hetkel see asi võis väga hulluks minna. Ja ta tõusis püsti, võttis rihmad pealt ära, tuled läksid põlema, ta ütles, et ta vajab praegu suhkruvett kohe. Ja siis need stewardessid, üks jooksis, sit down please, eks ole, ta ütles, et ta vajab kohe suhkruvett. Ja siis mu sõbranna tõusis ka püsti, võttis oma kotist selle veepudeli, stewardess jooksis, pani sinna ja valas selle suhkru sisse, loks ja alla. Ja see oli tegelikult platseebo, mis toimis, eks ole. Ma sain selle suhkruvee ja mul hakkas kohe parem, aga tegelikult see oli platseebo kõik. Ja see tõttu mul on alati hirm astudes lennukisse. Ma teen alati ka nalja, kui ma astun lennukisse, ma küsin, kas teil muidu on nagu kaptenil kõik psühholoogiliselt on kõik korras, jah? Ja siis iga kord stewardessid mõtlevad, miks selline küsimus? Kõik peab korras olema. Nii, et kui kõigil on psühholoogiliselt kõik hästi, siis ongi hästi. Just. Ma tahaks seda öelda, et sa tõid välja selle teadmatus. Ma arvan, et üks asi, miks me ei teegi, ei lähe hirmust läbi, ongi see, et meil on see teadmatus, et me ei tea, mis meid ootab, on ju. Absoluutselt. Okei, te viite mu lennuki ukse juurde, aga mis saab edasi, on ju? Mis saab edasi, aga ma tahan seda kommenteerida, seda sama küsimust. Anu oli see, jah? Minul oli aastal 2012 jaanuar autoõnnetus, õnneks ma olin üksi, sõitsin nagu lumevalli, ma läksin vastassuuna vööndisse, natukene see vastassuundas tulev suke kaubik nagu riivas ma auto läks tegelikult maha kandmisele, sest tagant oli nii suured vigastused, aga just auto tagaosas. Minuga oli kõik täiesti hästi välja arvatud see, et mul oli see šokk, on ju.
ja hästi suured lumevallid olid, nii et ma ei sõitnud kraavi, vaid lumme sisse. Nagu praeguse lumekardast sõidaks teelt nagu täitsa välja kraavi. Ja ma tegelikult ootasin oma teist last sellel ajal ka, nii et mul oli paar talve, et ma ei julgenud talvel sõita, ma sõitsin, pärast seda oli paar kuud, ma arvan, ma tegelikult olin nagu sunnitud natuke Viljandi linnas sõitma ja mina võtsin endale alati, et isegi kui olid teed lumised ja veel lükkamata, et ma sõidan ju nii vaikselt, kui ma sõidan siin Viljandis 30-ga, vahet pole, kas ma lähen teelt välja, sõidab keegi otsa, kiirus on nii väike, midagi ei juhtu. Ja maanteele ma ei julgenud, ma isegi mäletan, ma ütlesin tookord paar Tupperware esitlust ära, ma ütlesin lund sajab, ma ei saa tulla Rakverre, ma ei saa tulla Pärnu, sest et ma lihtsalt ei saa tulla, et ja ühe korra tuligi tegelikult mul laste isa siis kaasa, sest ma ei saanud minna maanteele sõitma. Aga mul läks paar aastat aega, et saada jälle maanteel sõita. Eriti siis, kui ma nägin talvel, näiteks siin ka nüüd vaata, kui ma käisin Tallinnas on ju kolmapäeval, siis ka tee oli tegelikult täiesti vaba, kõik asfalt oli. Ühesõnaga, ma sain tollel ajal täitsa alateadlikult hakkasin tegelema sellega, et mina ise loon seda, et ma kardan, et ega iga kord nüüd ei juhtu ja ma hindasin neid olusid vahel, kui oligi just lumi sadanud ja ma ei pidanud minema, ma ei läinud. Aga mis juhtus peale õnnetust on see, et ma hakkasin päriselt tundma autokiirust. Mäletan, üks sõber ütles, meelsussõber ütles, et nüüd sa tegelikult saad aru, mis on see 50 või 90, et sa nagu mõttetult ei kima on ja. Et mida ma Anule soovitan hakata neid vaikseid sõite tegema. Tee algul teegi kuskil linnas, mine sõida lihtsalt, mine tee jääraja sõit näiteks läbi. See on see teadmatus, mis juhtub. Mine tee jääraja sõit, saad aru, et kui sa tahad paremale, pead tegelikult vasakule pöörama ja mine kas või tee mitu korda, saa seda kogemust. Mis nüüd juhtub, kui auto läheb libisema ja jääraja sõidul on okei, sa ei põrka kellegagi kokku. See on väga hea mõte ja kõik homme jäärajale. Ja ma tean, et ma ei käinud sellele otse, mis need õppesõidud jäärajal on, aga ma käisin kuskil, kas järve peal või lume peal kuskil me läksime, siis sõitsime, oli seal laste isa kas midagi, et vaatad, auto teeb nii ja siis vaatad, ahah, okei, et tegelikult ma siin saan kontrollida. Muidugi need õnnetused juhtuvad aga kiiresti, aga kuule, iga päev ei juhtu selliseid õnnetusi. Et ma arvan, et see, et minna sellele hirmule vastu astuda, katsetadagi, et kui see auto läheb libisema, et see on, ma arvan, üks saada sellest teadlikumaks, et teadmatus läheks nagu väiksemaks ja teadlikkus oleks suurem. Ja, ma ütlen nii palju veel siia vahele, et Anu kommenteeris, et tal on kunagi olnud avarii, et sellest hirm tuleb. Ja küsi endal. Kehas tuleb see üles, see mälestus tuleb kohe üles. Keha võtab sealt, kus nagu see asi on. Aga kui kaua sa veel tahad selle kütkes olla, vaata, et mina sain mingi aastaga aru, ma pean ikka sõitma, mulle meeldib õudselt autoga sõita ja ma tahan ju minna, ma ei saa ema-isagi juurde minna, kui ma ei pane lapsi autosse umbes ja ma nagu stopit ja mul on vaja sellest läbi minna. Et lihtsalt küsi endalt, et võib-olla nüüd aitab selle hirmu toitmisest. Korraks juhin nüüd natukene teema, me räägime hästi palju sellistest füüsilistest hirmudest, et mis meiega võib midagi juhtuda. Aga Eiliko on siin küsinud hästi hea küsimuse tegelikult, et ma loen selle korraks ette ja siis me saame seda kommenteerida. Hetkel on kahjuks nii, et hirmud valikute ees on miski pärast suuremad. Kõige hullem, et need tekitavad stressi ja väsitavad mind. Nii väga, kuidas saada teada, mis on see õige ja teha õigeid valikuid. Et ongi need psühholoogilised hirmud siis, et kas ma teen õige valiku, kas see on õige, mida ma praegu hetkel teen. Äkki ma ei tee õiget otsust praegu, äkki ma peaksin ootama. Kõik sellised asjad, et mis meil tegelikult praegu eriti veel on, et kõik sellega, mis toimub on meie ümber, et ongi see, et endasse kahtlemine ja nende otsuste tegemine on nii raske. Vaata, sa ütlesid praegu õigesti. Ma nagu lihtsalt nagu ütleksin, mis ta nimi oli? Eiliko. Tal on üks L siin ikka, mina ütleks Eiliko, aga ma ei tea, kuidas ta hääldab. Eiliko. Jah, et küsimus ei ole, see ei ole hirm, vaid see on see otsustamatus. Kui sa teed otsuse ära, siis sa ei ole teinud valikut, ehk siis sa kahtled enda valikutes ja valik annab sulle juba teadlikud sammud ette, mida sa peaksid tegema, ehk ta annab sulle mingisuguses osas teadlikkuse. Kui sa seisad kahtluste lävel, ehk sa oled selles kahtlus, sa ei ole teinud otsust ja seisad nii-öelda tuulte vahel, siis hakkab selline alaväärsus, sa hakkad ennast maha tegema, sest sa ei suuda teha valikut ja siis sa hakkad endast kahtlema ja kahtlus viib su enda madaldamisse.
ja seetõttu, kui sa madaldad ennast ja sa ei tee valikut, siis järjest sügavamale minnes, olles seal kahtluste vahel, tekib ühel hetkel see, ma ei olegi tegelikult, vot hakkab see enda süüdistamine, ja see ei ole hirm. Sa oled lihtsalt selles staadiumis, kus sa oled liiga sügavale läinud enda madaldamises. Et tule sealt madaldamise protsessist välja ja tee otsus, kes sa tegelikult oled. Tony Robbins väga hästi jälle üleeile küsis. Küsi endal, kes sa oled? Nagu, kes sa oled? Kes sa päriselt oled? Ja siis tee otsus. Kui palju sa nagu hindad ennast ja siis tee valik. Ära tee nagu valikut lähtudes sellest, et kas ma saan sellega hakkama, ära seda küsimust üldse esita, sellepärast, et sa ei tea seda vastust. Sa ei saa seda teada, sest pole kunagi seda teinud. Sul ei ole seda kogemust, järelikult sa ei saa seda küsimust esitada. Ja kui sa esitad selle küsimuse, siis see viib sind veel sügavamale enda teadmatusse ja seal on hirmud, sest sa ei tea, see on teadmatus. See võis olla tunduda võib-olla natuke keeruline praegu, aga võib-olla te kahekesi suudate nüüd selle lihtsamaks teha. Seda saab järgi ka vaadata, Elika saab seda veel kuulata, see video jääb see üles. Tead, mul tuli sellega kohe see, et see teadmatus on ju, et sul on millegi ees hirm ja sa ei tea, mida otsustada ja sa ei tea, mis saab, aga isegi siis, kui sa otsustad midagi, et ma nüüd teen nii, sa paned endale ideaalse plaani paika, sa tead täpselt, mis on see outcome või mis see tulemus on, mis sealt peab tulema, aga lõppkokkuvõttes kukub kõik hoopis teistmoodi välja. Et põhimõtteliselt, mida ma öelda tahan, on see, et me tegelikult kunagi ei tea täpselt, mis juhtuda võib. Ja tegelikult, mis see otsustamatus tekitab, sa hakkad mõtlema sellele, et kas ma olen piisavalt ja mis siis saab, kui midagi juhtub, mis siis saab, kui kellelegi ei meeldi. Kui unusta nagu kõik need küsimused ära, küsid, mida ma tahan. Tegelikult inimene alati täpselt teab. Ta teab täpselt, ma tahan seda, aga stopp. Ära hakka agasid ütlema ja lihtsalt otsusta ära, mis sa tahad ja hakka tegema. Siis sa tegeledki, lihtsalt hakka tegema, siis sa saad teada, kas sulle meeldib. Nagu mul on see näide olnud, et läksin sinna kinnisvarasse, tegin seda Airbnb, siis ma sain teada, et tegelikult ma ei taha seda teha. Aga kui ma ei oleks seda teinud, siis ma siiamaani võib-olla mõtleks, näe, see ikka oleks olnud vist hea asi. Lihtsalt tee ja kui sulle ei sobinud, lükka kõrvale, tegelikult see ikka mulle ei meeldi, näed. Vahel on ju vaja niimoodi ka katsetada, see on jumala okei. Et sa sellepärast ei pea jätma tegemata. Mulle meeldib Marje kommentaar, et kui tundub kerge, siis on õige valik. Et nii ongi. Kui tundub kerge, siis ongi õige valik. Kas see tekitab sinu kehas raskust või see tekib sinu kehas kergust? Et see on, kehaliselt on see väga hea indikaator. Jah, räägi sellest veel. Tegelikult sul on hästi kihvt selline, kui sa endalt küsid, vaata, et sa oled vahel dilemma ees. Kus sa tunned seda kehas? See protsess on nagu selline, et kui sa esitad endale küsimuse, kas see on õige või kas see on vale, kas ma peaksin seda või ei peaks seda tegema, siis sinu alateadlik connection on, meil on alati ühendus enda kehaga ja keha on sinu tööriist. Täpselt samamoodi nagu on haigused, eks ole, sinu kehas on juba tulemus. Et sümptomid on juba ammu olnud ennem seda ja kas sa siis nagu saad sellest aru või sa ei saa. Ja kui sa tahad mingisugustele küsimustele vastust saada, siis küsi enda kehalt, ehk siis sa suled nagu silmad ja küsid enda käest, kas ma peaksin, näiteks oletame, kas ma peaksin enda valikut usaldama. Ära oma kehalt küsi, kas ma peaksin Tartusse sõitma, eks, siis on nagu selline küsimus, et oota, mõtleme siis, kas sa ikka peaksid, eks ju? Tähendab, siin läheb lappama. Kas ma peaksin enda valikut usaldama? Ja siis kuulad oma keha ja keha kas siis kasvab, see tähendab jaa, või ta kahaneb, see tähendab eid, ehk siis keha ei taha, keha hoiab tagasi. See on märk sellest, et äkki sa peaksid nagu midagi ümber mõtlema, veel on natukene aega, oota pisut. Eile ma võtsin endale 3 manifestokaarti, sest mul oli sees väga suur kahtlus ja tuli 3 manifestokaarti, ma panin nad alla selle aknalaua peale ja kõik ütlesid mulle ühte asja. Keskendu ja tule hetkesse, sest meil läheb meelest ära tulla hetkesse. Me oleme tulevikus, me kogu aeg tahame kontrollida seda tulevikku, mis saab. Ja siis meil läheb meelest ära, et aga see mitte midagi ei saa, kui sa hetkes praegu ei loo seda seemet nagu õigesse kohta, õige emotsiooni pealt, mitte hirmu pealt, vaid armastuse pealt, loovuse pealt ja nii edasi. Meil kaob loovus ära, kui me kardame.
me hakkame rabelema, me hakkame lõhkuma ennast ja hakkame enda hinge sundima ja siis tuleb sealt täpselt see välja, mis energia pealt sa seda looma hakkad. Hirm kasvatab hirmu. Ja, millele tähelepanu pöörad, see kasvab ja kui sa näed, et see hirm takistab, see paljud tegelikult, miks me tahtsime, et te kirjutate oma hirme, ma siin näitan, ma ei hakka ketrama, sellepärast, et sa pead teadvustama seda. Kui sa saad aru, et sa kardad, siis sa saad seda kontrollida, siis sa saad viia teadlikult tähelepanu mujale. Sest et kui sa isegi ei saa aru ja lihtsalt seal, ma ei tea, mis on, mingi asi on. Ei, mina ei karda midagi, siis see võtab võimust. See ongi see koht, kuidas sellega sõbraks saada. Et minu arvates on see oluline. Ma küsiksin, et ma loen neid kommentaare vahepeal, mis siin tulevad, siis ikkagist üks asi, mis käib läbi siit, on see, et hirm hukkamõistu ees, hirm selle ees, mis teised arvavad. Et Karmen, kas sa oskad mingit head nippi äkki või tööriista jagada, et kuidas sellest hirmust üle saada? Meil tegelikult kõigil on see hästi palju sees, just, et mis teised arvavad. Kuidas sina oled sellega nagu tegelenud? Sa oled ju palju tegelikult olnud ka kaamerat ees ja sealt saab igasuguseid asju inimestelt vastu. Sellepärast, et sa hindad iseennast. Sa hindad iseennast. Sellepärast sul on hirm teiste hinnangute ees. Kui sa ei hindaks iseennast, lase lahti kõigepealt ise enda hinnangust. Me arvame, et me ootame, et me kardame seda välist arvustust, välist mis iganes. Aga see algab sellest, et sa hindad järelikult ise juba iseennast. Ma olen selline ja teised näevad mind sellisena. Sa paned nii palju silte endale kaela enne veel, kui sa suu avad. Et see juba tekitab sulle olukorra, kus sa ei saa vabaks lasta. Kõigepealt võta need sildid enda kaelast ära. Võta sildid ära. Ära anna endal mitte mingisugust hinnangut. Ma olen täiesti nendest hinnangutest vaba. Ma ei määratle mitte midagi. Ja olengi nagu tuul ja tuleb, mis tuleb. Ja nüüd lähme ja nüüd teeme. Ja siis ei näe ka teised neid silte sinu kaelas. Kui sa ütled endale, et issand, ma olen nii rumal, mis sa arvad, et inimene on nagu nii loll, et ta ei saa aru, et ta ei näe seda, et sa kardad seda, et sa oled rumal. Näeb seda, ta näeb. See on see enesekriitika vaigistamine, see on see, et hakka ennast väärtustama, hakka lihtsalt nägema, kui vägev sa oled tegelikult. Nagu nii lühidalt öeldud, aga mina sain ka paar aastat tagasi sellest aru, et need, kes kritiseerivad teisi, on tegelikult nii enesekriitilised, et kõik saab sinust algus, isegi see, et sa kardad, mida teised arvad. Mine peegli ette ja ütle endale, kui vägev sa oled, tunnusta ennast, tee endale komplimente. Sealt saab see alguse, hakka rääkima endale teist lugu. Mina räägin, et see on see minapilt ja Tony Robbins ütles see identiteet, need ongi üks ja sama mõnes mõttes. Et millisena ennast näed, muuda see ära, kuidas sina ennast näed ja vaatades kõik see ümber on ja muutub. Me peame hakkama lõpetama, Karmen, aga räägi, mis vägeva asja sa nüüd korraldasid ja mul on nii suur au sellest ka osa võtta. 6.7. veebruar. 6. veebruar. Me paneme inimesed nagu ühes väga ägedas ruumis endaga niimoodi tööle, et nad pärast, ma tahaksin öelda, praegu kukuvad nagu pepuli. Et me viime nad nagu konkreetselt 2 päevaks rännakule, kus nad tulevad tagasi hoopis teise inimesena, sisenevad ühe inimesena, tulevad tagasi nagu sellise vägeva olevusena. Et see on 6.7. veebruar üritus, kõik on veel võimalik, sest alati on kõike veel võimalik muuta. Mitte kunagi ei ole pandud paika nagu põmm, nüüd on läbi, nüüd sa oled selline, põmm, nüüd on sinu olukord selline, tingituna tervisest, tingituna perekonnast, tingituna olukorrast, mis iganes. Alati on veel võimalik olukorda muuta. Alati on veel võimalik vastu võtta. Alati on võimalik veel anda ja nii edasi. Ja sellel väljakutsel, sellel üritusel siis jah, Kai, sina esined, mina, siis on Vallu Arumäe, siis on Kaidi Karilaid ja Jaanika Tapper ja me kõik räägime anname edasi oma õpetusi. Ja see on 2 päeva ja me oleme teinud eilegi, ma tegin enda laivis, tegin nagu sellise üleskutse, et kõik, kes on nagu huvitatud nendele, kes kommenteerivad, et ma tahan, nendele me teeme sellise sõbra pakkumise, et kui inimene tahab, siis me anname talle võimaluse, et ei oleks mitte ühtegi takistust
selleks, et hakata looma midagi väga vägevat. Ja sellega on ka ju järelvaatamine, sest see on nagu online sündmus ja näiteks mõni ütlebki, et oot, mul on, ma ei tea, juba piletid ostetud Ugalasse, et ta peab sõitma kuskilt, ei saa lõpuni vaadata, siis ta saab ka järelvaatamise. Ja, aga see on nagu, ma olen väga paljudele öelnud ka, et kui sa oled kohal, kui sa oled varunud endale nagu aja, siis palun perekond kodust ära või mine kuskile, kus sa saad olla üksi seal selle ekraani taga ja teha kaasa ja olla kohal, sest see on väga intensiivne, väga võimas asi. Ja see on tegelikult tehtav, et mäletan, mina olen seda teinud, otsustanud 2 nädalat enne, et ma osalen Bob Proctori 3,5 päevasel ja olen 3 lapsega, olin perega ja tegelikult väga hästi lahenes, see on alati planeerimise küsimus. Ei ole sellist asja, et ma ei saa, mis mõttes terve nädalavahetus. Kui sa tahad, siis sa saad. Sest et kui sina ise ei tee seda, siis mitte keegi teine ei saa sinu eest teha. Sest see ongi nagu üks asi, et me käime hästi paljudel sellistel seminaridel ja sellistel, nagu see laivgi praegu, me kuulame seda, me saame olla inspireeritud sellest, mida me kuulame. Aga minu eesmärk selle 2-päevase ürituse eesmärk on see, et sa ei kuula, vaid sa teed. Sa oled selles protsessis ja me paneme sind tegema asju, me paneme sind nägema asju, me viime sind enda sisse, kus sina oled enda terapeut. Need ongi 2 erinevat asja. Et sa saaksid Heikele juba müsema. Sul on olemas muidugi, et tegelikult need vastused on kõik sinu sees, aga meil on vaja kõrvalt natuke tuge, me peame ise tegema, aga me ei saa üksi teha ja seda tuge me pakume. Keegi just ka küsib, et tal on lapsed, ei saa 100% keskenduda. Jah, sa saad. Kui sa praegu ütled endale, et sa ei saa, siis sa ei saa. Mul on 3 last, oli 2 aastat tagasi. Nad olid siis ju veel väiksemad. See on planeerimise küsimus. Ole hommikul oma lastega 100% kohal. Kui see sündmus hakkab, leia neile tegevus. Ei juhtu midagi, kui korra nad lähevad sõbrannade juurde sellel päeval või oma sõbra juurde või nad vaatavad korraks siis rohkem telekat või nad tulevad sinu kõrval, seal värvivad või see on ainult planeerimise küsimus. Sa saad isegi toidu niimoodi teha, et me teeme ju pausi ka sinna, et sa võtad, ma tean seda, küsige minu käest, kuidas planeerida, et osaleda. Aga mina tegin niimoodi enda seinal seal video all, et kes ütles, ta on huvitatud, et peab mulle saatma kirja info@kaioja.com ja siis ma koos oma assistendiga saadan välja selle pakkumise, et sa võid ka siia alla kommenteerida, aga kes seda laivi kuulab, saada info@kaioja.com kiri. See kõik on veel võimalik või paned 6.7. veebruar sinna sellesse subjekti. Kusjuures Valev ütleb väga hea soovituse ja mulle meeldib see soovitus, et põgenege hotelli või suvalisse ja saad keskenduda endale 100%. Võtke endale see aeg. 6 ja 7. Võtke endale see aeg. No ei pea olema kogu aeg teiste jaoks saadaval. Võtke endale see 6 ja 7. veebruar, et tegeleda iseendaga. Valige nendel päevadel iseennast. Valige iseennast, looge muutus iseennast. Selleks, et see saaksite nagu teiste jaoks olemas olla rohkem. Mis ma veel tahtsin öelda? Eile minu laivi all oli väga-väga palju inimesi, kes ütlesid, et ma tahan. Ma olen väga tänulik selle eest, aga usaldage seda inimest, kes teile nüüd Messengeri saadab. Tema nimi on Eveli, sest et tema on minu assistent ja tema saadab kõikidele, kes te selle all kommenteerisite eile. Ta saadab teile sõnumi, usaldage seda sõnumit, sest tema saadab teile selle sõbra pakkumise. Et väga paljud inimesed eile küsisid, et oot, et eile saatis mulle keegi Eveli midagi, et kas ma võin seda usaldada ja võib usaldada. Eveli on meie inimene. Ja Eveli ja sõnumid võtke vastu, need on need message request'id. Ja sellepärast mina just mõtlesin, et ma teen nii, et saatke e-mail ja siis ma sinna vastan. Minu ka aitab assistent vastata. Kõik on veel võimalik. Ja sinna mahub ju palju inimesi, nii et aitäh sulle, Karmen, et sa tulid rääkima. Aitäh teile, kallikesed, ja me jagame ka seal sellel üritusel kingitusi, nii et igal juhul tasub osa võtta. Ja otsi välja mõni pliiats, ühest võib-olla ei piisa, aga mingi kaustid, paberid, kaustid. Ja ma panin tähele, et seal oli tegelikult, ma toon selle ka välja, ma tuli praegu meelde, et seal on mingi grupipilet,
et sa saad mingi 7 inimest või ja palju 7 inimest ja siis te saate väga suure soodustuse. mõtle, kui äge oleks, kui sa grupi sõbrannadega või tuttavatega põgenedki sinna hotelli või suvilasse ja te kõik koos vaatate ja kõik koos olete selles energias ja teete seda kaasa, see oleks veel ägedam ju. Ja saate üksteisega jagada. Annan teile mõtteid, inspiratsiooni siin, et kõik on võimalik. Ja. Nii et nii, aitäh jagamast. Sinu raamatu ka üheks kingituseks. Ja, ikka saab. See on hea raamat. Aga me vist hakkame vaikselt otsi kokku tõmbama, et aitäh sulle, Karmen, et sa tulid rääkima hirmudest, et ma loodan, et mõnigi teist sai mingi vastuse siit, kuidas siis nende hirmudega silmitsi seista ja kuulake seda laivi uuesti, võib-olla mõni tuli alles nüüd kuulama või ta ei jõudnud, mõtles, mis nad rääkisid, tahtsin üles kirjutada, võta ja kuula uuesti, see kordamine on hästi oluline. Mäletan, kui mina mingi sellega tegelesin, kuidas hirmuga sõbraks saada, küll ma kuulasin ja mõtlesin, et sa pead nagu ketrama seda natuke aega, et aru saada sellest. Ja aitäh, Karmen, see, mis me rääkisime, näitab, et me tegelikult kõik oleme inimesed, meil ongi kas toru ees hirm, mis iganes on ja see ongi nii, aga kuidas sellega toime tulla, et mitte lasta võimust võtta. Ja siis me näeme 6.7. ja ma tean, et kõik need, kes vaatavad, on ka seal kohal. Aitäh teile, kallikesed, aitäh kõigile, kes kuulasid. Aitäh, et olite meiega, et te jagasite oma hirme. Ma proovin ka natukene vastata nendele kommentaaridele, kes siin nagu kommenteerivad all. Ja kui oled huvitatud sellest üritusest, siis jah, siin all kommenteerides võta ühendus siis Kaiga, et jagame natukene Kaile. Ja, see on okei, sest minul on ka inimesed, kes aitavad mul e-maili saata, et info@kaioja.com ja sa saad selle pakkumise või siis võtad vastu selle Eveli sõnumi, et kui sa ei taha sinna seda meili saata. Aga aitäh, Karmen, minu arvates see, mis sa teed, on äärmiselt vajalik. Sa oled nagu nii vägev ja võimas naine ja nagu hästi-hästi vägev. Aitäh sulle, et sa siia tulid ja naudi pühapäeva, puhka. Homsest läheb jälle mõnusalt. Tegelikult. Nii? Et meil on 6. ja 7. ürituse inimesed sisestatakse kõik ühte salagruppi. Kõik on võimalik Facebook salagrupp. Ja kohe praegu, kui ma teiega lõpetan, siis ma jagan sellesse gruppi ühte strateegiat, mida väga paljud miljonärid kasutavad praegu, sellel hetkel. Ja see on strateegia, mis loob sulle selgust ja loob sulle kindlustunnet terveks uueks aastaks. Et see on väga-väga äge strateegia ja seda ma jagan praegu sinna salagruppi. Et kiirusta selle pileti ostmisega, sest siis sa ei jää hiljaks ja saad osa ka selle salagrupi igasugustest ägedatest sellistest teadmistest. No näed, ma ütlesin, et sa oled nii vägev naine. Ootan siis kutsed sinna gruppi. Jah. Aitäh sulle, Karmen, ilusat pühapäeva ja aitäh sulle, Heike. Aitäh, Kaia. Ja näeme järgmine pühapäev. Tšau!